Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Kevad! Kevad on käes. Otsu vanaisa korraldab aias šokolaadimunade otsingu. Kas kõik on valmis? Ei, vanaisa, rebane Ruudi pole veel kohal. Terekest! Terekest! Tere, härra Rebane, kas jääte ka otsingule? Kahjuks ei saa. See meeldis mulle, kui ma väike kutsikas olin. Nägemiseni, Ruudi. Kas nüüd olete valmis? Ja, vanaisa. Minu aeda on peidetud hästi palju šokolaadimune ja teie peate need üles leidma. Käki tegu. Aga olge ettevaatlikud, ette mu tillukestel taimedel ei talla. Nii põnev on vaadata, kuidas need taimekesed kevadel tärkavad. Me lubame olla ettevaatlikud, vanaisa. Väga tubli, las käia. Otsu vanaisa šokolaadimunade otsing on alanud. Otsule aega tassikese teie jaoks, Otsu vanaisa. On ikka. Ei mune nad juba nii kergesti ei leia. Peitsin need hoolega ära. Üks muna on siin. Peppa leidis ühe šokolaadimuna lillepotist. Ja siin on teine muna. Jänesi on, et ta leidis põõsalt teise šokolaadimuna. Urraa, mina leidsin ka muna. Elevant Emily leidis puu otsas šokolaadimuna. Ma tunnen vist šokolaadilõhna. Rebane Ruudil on väga hea nina. No just. Rebane Ruudi leidis lindude joogianumast šokolaadimuna. Vanaisa, me leidsime kõik šokolaadimunad üles. See oli hirmus lõbus, aga natuke liiga lihtne. Pisikeste jaoks see küll lihtne ei olnud. Priidik, Janek ja Edmond ei leidnud ühtegi muna. Huvitav, kus siis ülejäänud munad on? Šokolaadimuna. Edmond, mulle näib, et sul on midagi kõrva taga. Nüüd on igaüks mõne šokolaadimuna leidnud. Mis me nüüd nendega teeme, Otsu vanaisa? Pistate need nahka, selge see. Tere, lapsed! Vanaema, me kõik leidsime mõne šokolaadimuna. Kus need siis olid? Ma ei näe ühtegi muna. Need on meie kõhus. Ja suu ümber. Kas vanaisa peitis munad hästi ära? Ei, meie suured leidsime need kohe üles. Aga päris pisikestel oli abi vaja. Priidikule, Janekule ja Edmondile ei meeldi olla kõige pisemad. Pole viga, varsti on siin aias pisemaidki. Jaa, pisikesed beebid. See on nii põnev. Vanaisa juba rääkis meile pisikestest taimekestest. Aga nii põnev see nüüd ka ei ole. Jutt ei käi praegu pisikestest taimedest, Peppa. Millest siis? Lähme vaatame lullut, lallut, kallut ja Villemit. Need on ju kanad. Ja neil on munad. Kas me võime need nahka pista? Ei, Ruudi, need munad haotakse välja. Me jõudsime täpselt õigeks ajaks. Pisikesed tibud kooruvad munast. Tibud! Nüüd, kus tibud on koorunud, tekib tõesti õige kevade tunne. Mängime tibusid! Mina olen väike tibu. Laulan kaagaga ja toksin Teri muudkui oma nokaga. Väike kuldne sulepall olen ma. Trallala! Terve päev ma ringi keksin. Ikka kaakaga. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. I like to pick up food with my beak, beak, beak. I've got fluffy